Alustame taas kuu auto valimisega ja ega siin pole suurt üllatust, sest taust meid kiirelt reedab ja me oleme ühe autoettevõtte salongis, kelle hoone ja ruum oli ka Frankfurdi autonäitusel üks kõige ilusamaid, mida te praegu ka televaata kindlasti taustaplaanidelt näete. Uus A4, millised suhtumised on, see on meil kuu autoks valitud. No ütleme nii, et ega väga veel suhtuda ei oska, sest asi on nii värske alles Eestis, et ta jõudis ju sisuliselt alles siin nädal-paar tagasi. Ja olen teda küll Frankfurdis näinud, aga Frankfurdis oli ta niivõrd populaarne mudel, et isegi pilt oli temast raske teha ja selline rahvamass oli kogu aeg talle ümber. Aga puht teoreetiliselt kahtlemata ega siin küsimust ei ole, sest uus A4 on ikka Audi mudeliseeria jaoks alati olnud sellise märgilise tähendusega auto. Ja tavaliselt nagu sealt ka need olulisemad uuendused kogu Audi mudeliseeriale pihta hakkavad. Et Tõnu võib-olla oskab siin natuke hiljem rohkem rääkida sest nüanssidest, aga jah, et ta on nüüd selles mõttes ikkagi täiesti uus, et ta võib-olla esmapilgul paistab küll võib-olla suht sarnane ja mõni võib-olla peab ta faceliftiks, aga tegelikult on ikkagi nii-öelda selle B9 mudeliga, mis siis tähendab, et ta on küll 5 A4, aga ütleme nüüd koos eelneva Audi 80-ga on ta siis nüüd selle B-segmendi 9 mudel juba, nii et selles mõttes suhteliselt pika ajalooga auto. No Tõnu, sa oled vist lugenud ka juba neid inglesekeelseid arvustusi ja soomekeelseid tehnikamaailma. Mida seal öeldakse siis? Kas on kõigil see arvamus, et ta justkui nagu facelift oleks? Eks ta esimese hooga võib ära ehmatada, et nagu ka Soome tehnika maailma välja tõi, et ühe miinuse. Ja see oli naljaga pooleks öeldus see, et ta ei paku mingeid üllatusi. Tõepoolest, tänava peal võib esimese hooga ju segaseks jääda tõesti, et mis me siin räägime uuest mudelist, kui ta näeb sarnane välja. Aga nagu ka inglased on öelnud, et kui asi töötab, siis ei tasu teda ju ümber tegema hakata ja see on nüüd hea näide sellest, mismoodi on tegelikult säilitatud see A4 identiteet täiega ja samas mindud uuele tehnikale üle. Sarnase kerepaneeli ei maksa otsida, nii et kui kellelgi on eelmise põlvkonna mudel ja tahab omal tiibu vahetama hakata, ei ole mõtet, ei tööta. Aga siin on siis tõepoolest auto on leidnud tunduvalt kergemaks uutele materjalidele ja varustustaseme poole, et me leiame see kõik, mis on harjutud nägema siin A8-tel, Q7-tel, sest et need ajad vist on möödas, kui väiksematel autodel võis teha lihtsama varustusega versioone. Praegu nõutakse ikkagi premium-markidelt tippu ka siin ja selles mõttes on väga huvitav just vaadata tõesti, mis toimub siin selle uue A4 juures, sest ma olen päris kindel, et nii mõnegi aasta pärast, kui me järgmise ootusid võib-olla valime siin 2018-19 ja satume valima mõne Volkswageni või Škoda või Seati, siis päris palju neid asju, mis on praegu siin kasutusele tulnud, need jõuavad kindlasti ka niinimetatud rahvalikele markidele. Me valisime eelmisel kuul 7. seeria BMW ja seda puhku A4, tegemist ei ole odavate autodega, inimesed hakkavad nurisema selle peale, et miks me nii kallid autos valime, et miks me ei hakka siin autodest rääkima, mille hinnad on võib-olla 15 000 eurot ka peale. Tuletame meelde, et me 2 kuud tagasi olime Hyundai salongis, nii et ma arvan, et eks see sõltub sellest, kuidas need mudelid tuleb. Praegu oli meil Frankfurdi autonäitus just koha peal ja selge see, et sakslased panustavad kindlasti oma kodusel autonäitusel, nagu ka teie saatest oli ju näha, ikkagi oma tähtsamatele mudelitele, nii et praegu jõuavad need siia. Ma arvan, et varsti me hakkame noppima teiste autonäituste saake.